Nii. Nagu näha, uus reis ja seiklus hakkab, Henri. Seina võib kokku pakkuda. See võib varustust vähe. Suhteliselt. Järelikult lähme jala natikene. Kuskil kilomeetri jalutada ja jõuame väikse Kesk-Eesti väike järve juurde. Ja seal täna võngitseme. Vaatame, mis tuleb. Mingi plaan ei ole. Minul ei ole ühtegi plaani. Hoiatus. Saate tegid vastu oma sõnade eest ning jätavad omale õiguse seisukohti muuta. Kui antud saate vaatamise kaasneb kalasaakide vähenemine, siis palun pöörduda professionaalide poole. Henri, ei ole kuidagi äge või? On, siit oleks äge. On. Hakkame täpselt püügi kohta valima. See on järelikult hea kala koht. Talvel ma vaatan alati selle järget, kui on auk. Palju suitsukonisid järelikult, seal on kaua aega inimene püüdnud. Ma see on inimesed närvid läbi olnud, et on aega. Lihtsalt loll inimene. Aga linaski jaoks siin ideaalne nagu ei ole. Võiks olla rohkem taimestikku, nagu seal pool. Aga lähme tšekkima, kas sealt poolt kannatab püüda. Aga siin tundub ikkagi, et kuigi teoreetiliselt niisugune linaski koht võiks elada nad seal. Aga me ei too siit mitte kuidagi läbi. Peaks olema paadiga nagu seal. Tagasi, plats püsti. Nii, räägime siis tänasest kalade menüüst. Mis meil menüüs on? Kodujuust, lihapirukas, mais. Püüame neid sõnnikussi, tõugu, maisiga mingil määral. Olgem ausad, tahaks linaskit saada. Ja mis läheb? Aga kus sääse vastud on? Ei võtma või? Ei võtnud või? Ei võtnud. Ei no, võime ära minna. Perses. Nii. Ja mis meil siis peibutuseks? Bobo poes soovitati niisugust asja. No siin on ju linask pildi peal. Just lolli kindel. Siis segame selle niisuguse asjaga. Juurde paneme näiteks kodujuustu. Paneme loomulikult maisi sisse, tõuka natikene. Aga linask on vana maiasmukk. Vaata, kui meelas suudad on. Martsipani tahavad nad. Kas me teed lahti? Mina tahan saada seda. Ma sõime ära. Korra, see on pulver. On see tükid. Oota. Kuidas mürk vahel. Martsipan. Lõhna martsipan, ma vaatan, mis see tehtud on. Ma pole pärast võileiva vahel seda natuke. Nagu saamatu poolakeelne mölin. Näe, vahet ei ole. Ole hea küll sega kõik kokku, saateaeg on piiratud. Ei, perves see pidi sinna ämbrisse minema, mitte siia. Ei, sa ei saa õhtu lubas natikene. Vihma, vihm toob siit toitained ja koos toiduga siia. Kala tuleb hopsti sulle siia alla. Ja see loomulikult... Nagu tavaliselt. Nagu tavaliselt me teeme. See, kui ma teen selle ämbri sees selle lahti. Kurat.
kasutama hambaid. Ja poes öeldi, et see läheb 5–7 kilo peale. Meil on 2 kilo. Kolmandik. Kusjuures see ja siis see roheline pulber peale panna, siis ma arvan, et saaks kõhu täis, jah? Ära nüüd kõik ära pane, eks? Aidab. Söövad kõhu täis muidu. Päris hästi kitib kusjuures. No vaatame varustuse ka üle natuke. Kahv käib pikemaks, juba valmis. Reidu hoidja. Mitte mingi oksaroiga sellest. Mitte mingi oksaroiga. Mitte mingi niuke või niuke. Toon, trapperi oma, nagu söötki oli trapperi oma. Kas see on trapper või draper? Draper. Räägi, mis kork sul otsas oli enne? Ma ennem käisin siin vahetult enne siia tulekut vimba kakkus, mul oli 10-grammine kork. Hea sõber Käkku õnneks ütles, pane 3-grammine, siis on parem. Käkku on lugenud mees. Jaa, Käkku on erodeeritud pais. Nüüd panen niukse. 2 grammi. Mina panen sellise, 3. Ja sa saad suuremaid siis? Muidugi. Ja loomulikult, kui juba tasakaalustate, et me jääme siia hilja veel püüdma, siis siia sama sisse kohe alguses pulk. Tasakaalustu kohe ära. Hämaraks läheb, kork maha, pulk tööle, püüad edasi. Ja kuna mahneid ei ole, siis me püüame seekord ühe õngega ja ühe tonkaga mõlemas. Tuleb, kui nii tuleb. No sellised asjad oleks võinud küll ikka kodus ära teha enne, on ju? Noh, jah, klipp. No nii, ma nüüd testin õige sügavuse välja. Sellest ma panin, et kork oleks niuke 1,83,2 silma järgi. Ja nüüd toon teda järjest lähemale, vot nii. Nipa-napa lappi, diagonaali ja nüüd sinna kohta ma hakkan söötma sisse. Ma panen ka paika, siis vaatame sektori välja. No, eks me vaata, kumb rohkem kala saab. Nukid raisk. Plats, ka 2 meetrit mööda. Esialgu siis võileib, 3 tõuku, 2 maisi. Paneks ka natukene sääsevastet, aga üks mees ei võtnud poest. Sääsevastet ei panda linaski. No, imeõpiku rakendus on valmis seotud. Paneme ühe tõugu. Veel ühe tõugu. Paneme ühe maisi. Ja otsa. Ja paneme ühe sõnnikussi. Ja kohe on väike särjapudi kohal ja miks ta kindlasti on? võib ära pressi nii väga kokku. Kuule, ära õpeta. Nüüd ainult toota ja hakka linaskit kakkuma. Nüüd läheb võtuks. Mina tegeleks. Toin, kes see siis nii vara võtab? Üldse raamatud ei loe. Ai jah. Pisa tuleb silma kohe. Teeme kalaõnne ka. Tuunusele ka. Selle eest üle viidika küll ei saa. Hea, sai nii. Las ta nokib. Mis juhtus? Kakud latikaid või? Vaata, need professionaalid püüavad niimoodi, et tahad vaikselt peale. Ja siis tuleb siia. Pange nagu siia. Just toimetad. Ja siis sa pead nüüd
Ei, ühe käega. Henri, ühe käega tuli tšukk. Ühe käega või? Ja. Tubli töö. Anna mul see kontraktor tagasi. Sellega võtad suus ka välja. No see on sama rist või? Ekstraktor on see siis ju. Mitte kontraktor räägib kuhki, ma mõtlesin, et see on mingi teine riist. No see sama jah. Teise otsaga võetakse muuses. Ma mõtlesin, et see sama sugune. No. Selline see kalapüük kord on, et istud rahulik, idüll, rüüpad võib-olla termosest kaasa, võtad rohelist teed. Siin on noortele kalameestele üks väga suur õppetund. Ärge pange liiga palju tina erinevasse kohta. Jah. Müts maha Valeri Žabanovi ees, aga mina ei oska nii keerulise rakendusega küll õigesti püüda käest. Hüppab rahust välja rakendus. Tšah! Kõik on oma vahel segi. Äkki peaks veel rohkem tina panema. Siis ei teki niisugust lolli mõttest, et oleks järve äärde. Mul peremees on päris pusas siin. Sorry, aga ma ei viitsi selle asja lõppu ära oodata. Ma saan aru. Nägemist, televaated. Uus ja lihtsam vanakooli rakendus valmis. Plaks. Kala ongi otsas. Nüüd saab vobla juurde. Jõuksid tulid köidma. Selle ma saan lahti lasta. Ürita sumpa visata, kui sisse läheb, siis on vobla ja kui... Vasaku käega ühe silmaga mees. Mis saaks valesti minna? Kalal on suures randiliga. Aus mäng. Noh, lits. 1-1 või? Rikkusid mu tuju, aga... Aitäh! Rohkem õngitsema minuga ei tule. Aga me niikuinii rohkem kalaga ei saa, nii et lepime viigiga. Aga mul oli suurem. Pakud puudvaiserit või? Tähistama oma läksid latikeid. Erinevalt sinust mina lasin endama tagasi. Lahikus sõida. Ja ma teen ära võtta ära ennem, kui ta ristil on. Aa. Väike. Suurem kui sinu oma. Lõbus, kus on mamma-papad. Sama mäng või? Ja veidike suurem, sul on väikse. Minu on ühisest haaridest. Ma tegin meelega, et see ahne veits mauksin. Jaa, tegin meelega. Ja koer, ja nüüd on koer käis seal. Mida sa tegid seal? Ma käisin vahepeal auto juures ära, tulen tagasi, niuke asi vees. Järjekordselt, sellised asjad tehakse kodus ära. See on küll rekord kiibakas. Seda ma isegi katseta sulle sinna. See on vist liiga väike. Ja, hoopist. Enne oli siin alusetud süüdisused minu ja mu, kuidas ma öelda, seksuaalelu kohta võib-olla kaudselt siis. Vaatame seda viga, mis siin vees on. Vaatame seda, mis meie pükste peal on. Kellel on mokad rasvased? Opossumi onu. Nagu väljendki ütleb, et kui kala ei võta, siis kalamees paneb pihku. Muidu on lõbus. Väikest latikat tuleb. Mida kujuta. Aga latika teeb muret niukasi. See on sul mingi uus rull või? See on mu kõige esimene rull pannud. Tongaga midagi toimub. Noh, kas veel liigutate või? Jaa. Keegi tsiksib. Kuradi väike latikas niimoodi möllab, et viskad sisse ja jälle sõidab. Aga see rulli hääl ei tee üldse päris rõõmu.
muidu kui suure latikaga peaks olema öök. Niisugused vältida. Siis praegu on konkreetselt teema, et sinna kuradi suurt isegi on, siis ei pääse löögile ju. See on juba uus tase kalapüügil. Mõlemal need korgid liiguvad, nokitseb. Ei viitsi isegi tegeleda. Joome. Lihtsalt väike latikas käib närvidel juba. Võtame välja ära või? Võta ju. No, ilusam. Ei. Minul ka seal kork sõuab ringi. Eks ma siis võtan järgmisena. Lasen selle toimetada seal natuke. Ämblik va poiss. Ma olen pinult kalamees, ma ei kiirusta. Las sõida, kalapesi. Linaskas ei ole. Kusjuures siia poole sõidab. Tonkaga oli viis lähedis. Just tegin uue haken. Nüüd ei vait. Nämutab. Vaikselt sõidab. Kaen all. Enne oli ka, tõmbasin. Suus ei olnud. Kus ta hoiab seda siis? Kaen all. Või varvaste vahel. Sõidab vaikselt, sõidab. Ja hästi sõidab. Noh, grammike suurem poiss. No mõõdust ikka ei ole. Kas ta naerata niimoodi, kui teisel halvasti läheb? Teeb tuju heaks. Ühe aasta latikad. Ei, mõned on olnud vist aasta hiljem. Suuremat täna küll saanud ei ole. No, siis ta käis vahepeal väga hoogsalt ja nüüd liigub sujuvalt sinna tänne. Ei päriselt, sul on otsas. Noh, luukaarid said tuleb nagu murdu või? Plastikud käed on üldse. Kus nende, ma ei tea, 2 generatsiooni eespool on? Tulevad. Õhust ja armastusest poisid ei tundnud. Aeg on nii kaugel. tuled põlema panna. Näed, juka asi. Käps. Vaevus. Nüüd saab mõned tunnid veel püüda. Noh, võta välja. No tulukesest oli kasu. Hakkas. Nüüd ma vähemalt nägin, kuidas kork lähenes. Muidugi silma näinud. Üllas isand. Laseme noosi vette. Püüda oli tore küll, aga las elavad edasi. Henri nimelt vaatas nutitelefonist, et kurat ei olegi särjed, et latikas. Väikejärvedes latikal alammõõt puudub. Võib paar kribalat koju kassile viia küll. Näe, kus vilkalt lähevad. Väljartud 2. Mis seal ikka? Laagri kokku, järgi jäänud söödad kaladele. Hakkame vaikselt tagasi auto poole minema.
aga mind ootas kodus siil, nunnumeetrid lakke. Ära uhkusta. Mul oli siil ja 2 kassipoega. Oh.